Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Mind kogu elu oli küla toitnud, mu peale vaadati kui koerale. Mu taskut ealest polnud raha hoidnud, kui ükskord ümbrik toodi kohale. Sain kirja Londonist, kus notar teatas, mu tädi lõpetanud maise tee. Oh, kallis tädi, meenutan sind ikka, su testament must tegi äkki rikka. Oh, darling, happy days will now begin. Ma jätsin hurtsiku, kus olin kasvan, siin kolka seales enam mind ei näe. Nüüd olen miljonär ja söönen rasva ja valge kinda sisse viskan käe. Kuid kuhu minna siit, kus olen harjun, kus kunagi ei ole ära käin. Mul mõtlemist ei olnud vaja pikka, kas läände suunduda või hoopis itta. I'll buy the ship and sail around the world. Ma ostsin purjeka, St. Margareta ja 4 kokka Hiina kooliga, kes teavad molluskitest rokka keeta, kuid mida teha rooliga. Ma ostsin Türmani ja 7 madrust ning uhke habemega kapteni. Ja peale kauba sain veel 1 plika, kes ajutisse kannikuga lippab, kui ütlen bring me whiskey and a cow. Ma päeval kõnnin mööda laeva teki, siin kalad lendavad, ei ela vees. Neil õhtul akna taha panen pekki, las loomad näevad, siin on rikas mees. Kõik päevad sarnased kui neegrid kõrbes, kuid kas ei paista sealt Ameerika. Nüüd meeskond ruttu laeva laele ritta, paar sõna ütlen lõpetuseks ikka. You all are free to leave except the girl. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar alustamas Keskpäevatundi. Väikeste lõõtspillide ühing ja miljonäär on selle pala esmaettekandest peale olnud mitte ainult populaarne, vaid ka aktuaalne. Mõned loodavad, et kusagil koidab pärand või riigiasutuse aastalõpupreemia. Mõned loodavad, et Eesti väidetava 5 kallima Euroopa riigi hulka jõudmine aitab meid varsti ka 5 rikkama riigi hulka. Kõik kärbivad, aga keegi ei ole veel päriselt kärpima hakanud. Riigieelarvet hakkab valitsus paika panema alles paari nädala pärast. Eesti 200 juht Margus Tsahkna oli üks esimesi, kes rääkis 10% kokkuhoiust igalt poolt. Vastne justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta samast parteist tahab enda valitsusala väljaarvamist sellest, summa riigieelarve mõistisele suur 154 miljonit, aga jälle see sõna riigi siseturvalisuse tagamine. Kuulge, kolleegid, mis poliitiline trikk see oli? Pakosta teab isegi, et 99,9% tõenäosusega seda ta ei saavuta. Ma olen keeletu selles osas, sellepärast, et see kõik käiski nii äkki ja just nagu sõnad ja pressiteated oleksid liikunud kiiremini kui mõtted või et ta neid mõtteid eelnevalt oma parteilise süsteemiga nagu üldse ei kooskõlasta. Ja ega ma tõenäoliselt me hakkamegi samalaadset niisugust naljamängu ju nägema, sellepärast, et valitsus ei ole veel nädalatki võib-olla tegus olnud, kui juba nagu kõik, see ei ole mingi tüli, et see on nagu lihtsalt niisama me nügime üksteise kallal. Esimene pauk oli see, et sotsid tekitasid ühe ministrikoha juurde, mis kulude mõtles veel välja arvutamata ja siis pange tähele, kui Liisa Pakosta teatas, et nüüd tuleb kokkuhoidu vähendada ja mitte kokkuhoida just paari küber- ja muude turvalisusvaldkondade pealt, vanglate pealt. Ja siis ütles ka sots, et pagan, vaadake, milline Pakosta on, et lubasid küll kokkuhoidu, ehk et tüli on käigus juba esimesest päevast või esimestest nädalatest alates, süüdistatakse üksteist
ja ütleme ausalt, et ega see algus, no kuidas ma ütlen, üle kivide ja kändude, nagu ta läheb, mingit kooskõla ju seal ei ole, no jällegi, et meil ootab ees jälle üks selline nägeluste aasta, kus tõenäoliselt maksutõusud tulevad, tõenäoliselt marimajandus hakkab kosuma ja midagi head sellest ei tule. Viktoria, no sina tunned poliitikat väga hästi, et kohe sa saad öelda, aga no ei saanud olla juhus Liisa-Ly Pakosta selline väide. See, Marek ka viitas sellele, et kas see nüüd hakkab olema traditsioon, et kirjutame igaks juhuks niikuinii midagi ei saa. No nii palju, kui mina olukorrast saan aru, siis võib-olla oligi tõepoolest kiirustatud kommunikatsioon, ehk siis ta proovis koheselt ministrina kaitsta oma maja inimesi ja siis sellega nagu tulla välja selge sõnumiga, et tema valdkond on kaitse all, aga tegelikult see ei näe ilus välja, miks ei näe ka loogiline välja, sellepärast et tõepoolest alles esimene nädal ja esimese sõnumina oleks loogiline, kui valitsus ütlebki välja, et me mitte ainult ei tõsta neid makse, vaid ka hakkame päriselt kärpima ja näidatakse mingisugust eeskujuga selles valdkonnas. Aga tundub, et minister, kes tuletan veel kord meelde, et tema enda erakonna esimees on just see inimene, Margus Tsahkna, kes on rääkinud kõige rohkem kärpimisest ja kes kogu aeg rõhutab, et ta on üks neist krokodillidest, kes eelmisel kriisi ajal justkui lõikanud, justkui aidanud leida neid kokkuhoiukohti. Ja nüüd siis tema oma minister tuleb välja sellega, et palub, et just tema valdkond oleks nagu sellest asjast prii. Ja teisest kohast ka poliitiliselt ma ei saa sellest käigust niivõrd hästi aru, sellepärast, et kui valitsusel on nii palju ministrid, nagu meil on, ja kui kõik need ministrid saavad suurepäraselt aru, et nad kõik hakkavad kärpima midagi ja samal ajal igaühe jaoks, neist igaühe jaoks on see valus teema, sest et tuleb kultuuriminister ütleb, et minu valdkond on püha, tuleb tervishoiuminister ütleb, et nagu siin kohe kindlasti ei saa lõigata midagi ja nii edasi ja siis samal ajal üks neist on juba teinud sellist starti. Ju siis poliitiliselt ülejäänud seltskond koheselt hakkab kritiseerima ja seda rahandusminister koheselt näitas ka, et mingisugused erandeid me ei hakka tegema. Kuni selle hetkeni, kui saadakse aru, et ollakse ummikseisus ja siis me hakkame neid nägema, et ega ju ütleme niimoodi, et meie rahandusminister Jürgen Ligi, kes oma nooruses rääkis ju ühte selget juttu, majandus kasvab, kui maksud on madalal, blablabla, on nüüd ühtäkki olukorras, kus ta peab nii-öelda jõuliselt makse tõstma, ma ei tea, mis lootuses ta seda teeb, ehk ta endale mingid motiivid leiab, kuidas seda põhjendada ja ikkagi niimoodi, et ega kärpimise mõttes, ega välja võibki ju Tsahkna näha nagu krokodill, aga kui ta suu lahti teeb, on seal hammaste asemel tühjad igemed, sellepärast, et mingit kärpimist ju välja ei tulnud. Nüüd sa räägid nagu vana mees, Marek Strandberg, sa ei ole tegelikult vana mees. Isamaa on muutunud, Reformierakond on muutunud. Ma tahangi öelda, et ja baastõed majanduses on ikka samaks jäänud. Et ega ju, kujutad ette, kui näiteks Ott Tänak tuleb, ütleb, et me siin püüdsime küll sõita väga kiiresti, aga meil oli selline kontseptsioon, et kiiremini sõita tuleb pidur alla vajutada. No me kõik saame aru, et majandus on ikkagi ka elus organism ja seda pidurdada pole mõtet ja ega ju algus on täpselt samasugune, et ega ju vahet ei ole, kas seal istus nii-öelda majandusministrina ütleme Riisalo, kes alustas ka jõuliselt ju oma positsioonis siis lobitööd näiteks Bolti ja kelle iganes kasuks või nüüd siis Pakosta, kes samamoodi nii-öelda alustas lobitööd siis küll mitte ettevõtete kasuks, vaid oma enda nii-öelda hädaldavate ametnike poolt kirjeldatud probleemide kaitsmiseks, et ega nad kõik võetakse väga ruttu üle ja see on nagu Eesti 200 selline lihtne tunnus, et olda kiiresti üle võetud. Juhul kui nad räägivad sellest, et neil on vastav kogemus ka olemas ja nüüd siis me näeme ka valitsuses on olemas üsna mitmeid neid inimesi, kes mäletavad eelmist kriisi. See tähendab ka seda, et võiks neile meelde tuletada, kuidas siis aastatel 2008-2009 neid asju päriselt praktikas nagu lahendati. Mul oli äsja üks vestlusajamine tollase aja ministriga, kes
kes ütles, et praktiliselt see niimoodi nägigi välja, et ühes kabinetis istusid kõik ministrid ja tähestiku järgi tehti lahti kõik võimalikud sahtlid ja vaadati üle, kuhu raha reaalselt läheb. Ja iga summa, mis oli suurem kui 5000 krooni, tekitas küsimärke ja vaadati üle, et kas see ikkagi on vajalik rahakulu või see ei ole enam vajalik rahakulu. Ja kui niimoodi käsitsi tehtud ülevaatamine, korda tegemine võtab aset, siis ma arvan, et me leiame küll ja veel neid kohti, kust saaks kokku hoida. No tookord, millele sa viitad, oli veel ka teine aspekt, mis võib-olla kipub ununema. Eraettevõtlus tegelikult näitas riigile tookord eeskuju. Eraettevõtlusel läks ka pahasti 2008-2009, majanduslangus oli suur ja väga paljud eraettevõtted külmutasid oma töötajate palgad või isegi vähendasid kuni 10% 3-6 kuuks ja see tegelikult oli väga selge sõnum ka riigi keskvalitsusele tookord. Vähemalt... sama ju ootaksime me praegu, täpselt seda sama asja, et me võime küll öelda, et oi, et ametnik on tööl ja tal on õigustatud ootus saada ikka seda palka ja et elatust... Ja ongi, kui ta töötab ju. Jaa, aga nüüd tuleb see teine asi, mida tuleb siis palgale lisaks ka, et palganumber korrigeeritakse elukalliduse kasvuga. Lihtsalt küsimus on selles, et elukalliduse kasvul paraku on ka mingi platoo ees, et nagu me ei saa lubada seda, et riigisektoris kasvavad palgad rööbiti sellega, millega elukallidus kasvab, et inimestel endal ei ole nagu mingit kokkuhoiu nagu mõõdet juureski ja selles osas ega riik hoolitseb väga oma alluvate eest, vahetute alluvate eest ja alati tõugatakse ette õpetajad ja räägitakse, nende tasud on ju väiksed ja elukalliduse kasv mõjutab meid loomulikult, aga me jätame keskastme ja tippastme ja riigiasutuste või siis riigiametite erinevate sihtasutuste ja muud niisugused palganumbrid sinna paika. Me ei ole isegi kuulnud seda, et riigisektoris näiteks preemiate maksmine lõpetatakse, sellepärast, et millist preemiat saab maksta inimestele, kes kollektiivselt on ju tekitanud nagu täiesti suure kaose. Marek, sa oled jube hea demagoog ja jube hea populist ja ma kummardan selle eest, sellepärast, et kõik need võimed... ta ei kummarda, ma ütlen teile, ta ei kummarda. Kõik need võimed minul puudud, aga jube lihtne on öelda, et tõmbame riigi asutusi kokku. See on ettenäitamise küsimus, eeskuju näitamise küsimus. Kõik võimalikud asjad, kus on võimalik kokku hoida, see tuleb välja tuua ja seda teha päriselt. Mitte niimoodi, kui ettevõtjad ei ole mitte midagi teha, ettevõtja ei saa öelda, oi tahaks kuskilt raha saada, äkki pank annab. Tema peab oludes, kus tema prognoos näitab, et tema ettevõte läheb kinni, välja kuulutama kas pankrotti, lahti laskma töötajad ja nad teevad seda selleks, et kaitsta kapitali. Riik on meie kõigi ühine kapital. Kui selles kontekstis seda süsteemi juhtivad inimesed ei näita üles mitte mingit nähtavat protsessi, mille tulemusena kapital oleks kaitstud, siis vabandage, see on nii isegi demagoogiliselt või mitte demagoogiliselt. Viktoria, oli mul ju õigus, kui ma Marekit iseloomustan? Ei, tegelikult sümbolid on riigi juhtimise juures väga olulised ja see tähendabki, et isegi kui need poliitikud rahandusest ütlevad, et nii palju küll ei saa leida need allikaid, kus veel nagu vähemaks tõmmata või siis, et meie riik on niigi õhuke ja kõik need ilusad loosungid, et tegelikult inimene siis, kui ta kuulab ühe kõrvaga, et tulevad maksutõusud ja siis see tähendab, et tal nii ehk naa läheb raskemaks, see tähendab, et kui me ei tea, teeme lahti Eesti Ekspressi ja sahinatest loeme, et inimesed hakkasid endale lastepraadi tellima, kui nad lähevad kohvikusse, et enam ei saa lubada mingisugust suuremat pale endale. See tähendab, et ta ootab ka sümbolina mingisugust teist moodi sõnumit valitsuse poolt, ehk siis me muretseme ainult sellepärast, et kuskilt on vaja nagu mõelda välja järjekordset maksu, vaid me muretseme ka, kuidas nagu kokku hoida seda, mis meil reaalselt on. Ja siin muidugi kõik need suvepäevade ärajätmised või siis preemiade ärajätmised või siis teatud sihtasutuste kokkutõmbamine ja nii edasi, ametnike mitte juurde võtmine, vaid vastupidine protsess, et see kõik
kõik tegelikult annaks signaalina väga head positiivsed sõnumid. Ja kuna just siin oli juba mainitud, et valitsus alles alustas oma tööd, siis neid positiivseid sõnumeid või ütleme nii, see ei oleks isegi positiivne, see oleks sõnum, mis oleks kooskõlastatud rahva ootusega. Et juhul, kui praegusel hetkel me magame maha ja ei lase välja sellist sõnumit, siis tegelikult aina raskemaks muutub see poliitiline olukord sügiseks, sest et suvine aeg on see aeg, kui rahvas nii ehk väga palju asju neelab alla, aga sügisel enam ei neela. Viktoria, jah, kõik see, mis sa loetlesid, on pigem nagu sellise kommunikatiivse tähtsusega, et kui me mõnda uut inimest ei palka, preemiat ei maksa ja suvepäevad ära jätame, siis see summa summarum, see väga palju meie riik edasi ei aita, aga signaalina on see väga oluline, aga mis mind teeb väga murelikuks, Viktoria ja Marek, on see, et sõna julgeolek kasutatakse minu meelest natuke juba lubamatult laialt. Et selle alla käib nüüd absoluutselt kõik ja see määratlus julgeolek, vot sinna tuleb panustada, on läinud laiali. Tervis on julgeolek, on pension on julgeolek, on meditsiiniabi kättesaadavus, on politseinikud, on kaugmaaraketid on, laskemoon on, lühimaaraketid on, vanglateenistus on, kõik on seotud julgeolekuga. Ehk siis, mida rohkem kasutatakse sõna, seda on vaja, sellepärast, et see tagab meie julgeoleku, seda segasemaks tegelikult muutub see meie arusaam, mis asi on julgeolek. See on väga õige tähelepanek, sellepärast, et sama trikki on tehtud nii Euroopa Liidus valdavalt, kui tehakse Eestis jätkuvalt teemal, mille nimi on rohepööre. Et pange tähele, et see sarnasus on väga suur, et rohepööre, et kui midagi on, näiteks ma ei oska öelda, näiteks keegi ütleb, et ma ei tea, ma teen, mida siin on juba korduvalt olnud ja mis on nagu üsna läbikukkunud plaan, et me hakkame puidust tegema praktiliselt kõike. Toitu ja asfalti ja mida iganes. Ja võt see on roheline värk. Ja selle rohelise värgi alla on tassitud nii palju igasugu tegevusi. Meil on vaja nüüd nagu kindlasti pudelite korgid panna kaela külge kinni ja see on väga roheline. Ja kõik asjad on väga rohelised. See, et me teeme loomasõnnikust kütust, see on väga roheline. Kui vaadata lähemalt, siis tuleb välja tühjagi. Ja nüüd on sama asi, et see nii-öelda märgistamine või sildistamine, julgeoleku teemadega sildistamine, mida sa õigesti välja tood, on muutunud täiesti haigeks ja arulagedaks, sellepärast, et loomulikult, mis mõttes julgeolek? Et igapäevase elu mõttes on ka hea, kui meditsiiniteenistus on hästi varustatud ja kõik teenused on head ja haridus ja vange hoitakse vanglas. Aga nüüd on tulnud sinna juurde see klõps, lisaasi, et muidugi on vangid ka, aga vaat nüüd on see julgeolekuline küsimus, et vangid oleksid hästi hoitud ja valvatud. Ja ma arvan, et see on nagu selline illusioon ja sellesse tuleb nagu sügavalt sisse vaadata ja öelda ikkagi lihtsalt asja, et meie julgeoleku peamine küsimus on see, et me teaksime, mida me hull naaber teeb, kuidas ta teeb, mida ta plaanib, et meil oleks endal võimalus talle vastu hakata ja kõik muu on 30 aastat eksisteerinud Eesti riigi puhul ju loomupärane, et meie meditsiiniteenistus ja tervishoid on hea, et õpetajad ja koolid on head. See ei ole mingisugune ekstra julgeoleku küsimus. See on tavaline elu, mis peaks praegusel hetkel toimima perfektselt. Ja tavaline elu, mis nõuab raha, aga kui sa juba rohepöördele viitasid, siis tead, see rohepööre on selles mõttes vähemalt minule avaldanud mõju. Ma arvan, et ma panen tähele asju, millest ma võib-olla veel 5 või 3 aastat tagasi käisin suhteliselt tuima näoga mööda. Ja mind teeb ärevaks, kui ma kuulen, et Tallinnast võivad kaduda tänavaprügikastid, need, mis postide küljes on, ega nad ilusad ei ole, aga ma näen ja ise viskan sinna prügi. Ja mind teeb teistmoodi väga nõutuks see, et huvitav, kuidas täita Euroopa Liidu elektroonikajäätmete direktiivi, et kuidas jõuda selleni, Marek, sina tead vastust, ilmselt ja ka Viktoria vastust, kuidas jõuda selleni, mina tunnistan nüüd kuulajatele üles, kui minul saab patarei tühjaks taskulampil näiteks.
ma viskan ta ausalt üle olmejäätmete sisse. Mina viskan pikka aega juba, neid kohti on liiga palju või väga palju tänasel päeval, kuhu saab neid panna. Kas ma peaksin neid koguma? Ja muidugi, eraldi on olemas kastike. Ma hakkan seda tegema. Ja teine asi, nüüd hakkavad läbi saama kõik need vahepealse põlvkonna ju elavhõbedat sisaldavad luminofoorlambid, ka need tuleks tegelikult ära viia. See on nagu arukas käitumine. See on arukas käitumine kontekstis, mis maailmas nagu toimub. Aga ega loomulikult kõikvõimaliku prügi puhul, meil on teine võimalus ka, kuidas seda saavutada, nagu Jaapanis. Jaapanis ei ole niimoodi, et linnades on igal pool prügikastid või inimesed võtavad oma jäätmed kaasa, kui need tekivad ja utiliseerivad need ära kodudes. Oma enda kinni makstud jäätmekäitlusahelates ja seal ei ole tänavale, taskusse pannakse prügi ja kodus visatakse ära. Ja nii see täpselt välja näebki. Ja nemad tulevad toime, nende linnad on puhtad, seal ei ole igal pool prügi, et see ongi nagu küsimus sellest, kuidas nagu toimida või mismoodi toimida. Ma ei ütle nüüd, et jäätmekäitlus oleks nagu, jällegi sa võtsid hea asja, et jäätmekäitlus ei ole rohelise revolutsiooni nagu või tööstuspöörde nagu põhiline asi, aga sellest on tehtud põhiline asi. Põhiline küsimus on selles, millest tuleb meie energia ja kui seda küsimust ei lahendata, siis kõik muud tegevused, uskuge mind, on asendustegevused. Aga see on kindlasti eraldi teema, sellepärast et see, millest sa alustasid, ehk siis retooriline võte, et kuidas siis nimetada asju niimoodi, et nad kindlasti ei tekitaks poleemikat ühiskonnas, ehk siis sõna julgeolek, mida me hakkasime kasutama, just nimelt näeme, et kuidas poliitik ükskõik millise teemaga seoses nimetavad seda julgeolekuks, et täna, kui me teeme uudiseid lahti, siis näeme, et seal uus minister Yoko Alender on ka avaldanud soovi, et sügisel meil tulevad kõrgemad keskkonna ja kliimateadlikkuse kursused. Et siis, kui mina loen, siis mul automaatselt peas tekib võrdlus sellega, mis meil on juba täitsa olemas, ehk siis need kõrgemad riigikaitse kursused. Ehk siis automaatselt on ühendatud ühe teemaga julgeolekuga, kus ta tegelikult ei ole niivõrd väga seotud. Seda esiteks, teiseks, see on järjekordne näide sellest eelmisest teemast, millest me rääkisime, et ma ootaks järjekordset kokkuhoiukohti, aga ma näen, et vastupidine efekt, ehk siis me tekitame midagi juurde. See veel ei tähenda, et me ei vaja juurde teadmisi, muidugi me vajame juurde teadmisi, aga küsimus on selles, et kuidas sa seda korraldad. Ja see on järjekordne näide, kuidas üks minister hakkab oma valdkonnas tegutsemist, mitte valitsus tervikuna. Ja need esimesed sõnumid on tegelikult jube olulised. Ja muidugi see asjaolu, et kliimaminister hakkab rääkima sellest, kuidas rahva teadlikkust tuleb kasvatada. Üsna naljakas sellepärast, et mis probleem meil teadlikkusega on, et meil on selles ministeeriumis küsimused ju selles, kui suurel määral ressurssi lastakse raisku minna, üle kulutatakse ja me teame sellest kõike ja loomulikult vaadake, kui lihtne asi on toimida maksudega, öelda, et oi, meil on julgeolekuprobleem, las teie maksate, oi, meil on probleem jäätmetega, me hakkame teid koolitama, rumal rahvas, sellepärast, et te ei saa aru, mida teha. Ja see hoiak on väga ekslik, sellepärast, et ma kujutan ette, et ühiskonnast teadlikkust, arusaama maailmast on piisavalt palju. Aga kas see teema algas, see julgeoleku sõna kasutamine laiemalt algas eelmisest valimiskampaaniast siis, kui sotsid panid oma plakateid tänavatele ja see sõnum oli toimetulek on julgeolek. Ja nüüd siis tänaseks on ta saavutanud absoluutse edukusse valitsuse tasemel, kus me võime öelda, et sisuliselt meie valitsus on punane ja natukene ka sinine ja kollane. Vot sellest räägime edasi pärast pausi. Keskpäevatund. Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar jätkamas Keskpäevatundi. Läheme valitsuse ja poliitikaga edasi, ega me ilma selleta ei saa. Tegelikult kõik ootavad augusti, septembri esimest nädalat. Jube kokkuhoid, ei sõideta Vihula mõisa, tehakse siin samas Toompeal valitsuskabinetis järgmise aasta ja aastate riigieelarve prognoosid, huviga kõik ootame seda, aga Kristen Michal peab ju tõestama, et tema juhitud valitsus on otsustusvõimelisem kui Kaja Kallase valitsus või vähemalt teistsugusem. Ja sotsid, kellele Viktoria juba viitas läbi ühe valimisloosungi,
sotsid tunnevad oma jõudu, selle erakonna populaarsus kasvab ja mis mind teeb natukene nagu ärevaks, on see, kuidas sotsid ettevaatlikult, aga üha nähtavamalt mängivad nii-öelda Vene kaardile, olema valel teel. No Vene kaardile siis selles mõttes, et nad püüavad meeldida venekeelsele elanikkonnale Eestis ja on kaaperdanud üsna osavalt nii endised Keskerakonna liikmed, andnud neile ühe päevaga meeletu poliitilise karjääri. Ja ei tule mingisugust otsust lähiajal, et Venemaa ja Valgevene kodanikud ei saa enam osaleda kohalikel valimistel. Just, et nagu see oli ka eelmise korra ju nii-öelda põhiline sõnum meie keskpäevatunni saatmes, et pärast ma pidin küll pikalt seletama, et mis mõttes lödipüksid, et lödipüksus seisnebki selles, et valitsus ei võta selget seisukohta meie jaoks kultuuriliselt kõige olulisemas küsimuses, mis on eestikeelne kool ühtepidi ja teine asi, mis on see, kes saavad siin valida. Ja selles osas võib näha, et nii-öelda see Läänemetsa Ossinovski liin ajab nii-öelda ikkagi sükest, päris korralikult sükest leebet punast poliitikat, nii nagu oleme me siin näinud ennem 40. aastatki ja stiili mõttes. Ja ega ei olegi midagi, ma olen sellega täiesti nõus, et nii-öelda kummardamine, pehmus, lootus, et sellest midagi tuleb, on kontekstis, kus näiteks see globaalne vangide vahetus toimub ja ehedad kõrilõikajad, riiklikud kõrilõikajad antakse Venemaale välja, kus diktaator Putin lubab neile ka autasu anda selle eest, et nad ikka Saksamaal just inimesi ära tapsid. Et see kontekst on väga halb kontekst, et see mõjub kuidagi ärevaks tegevalt ja vaat see on küsimus julgeolekus minu meelest palju rohkem kui see, et kas vangid ja küberjulgeolek ja muu asi saab ikka piisavalt pappi. Ma võib-olla ei annaks niivõrd väga suurt hinnangut sellele, et mida sotsid on saavutanud või mida reform on saavutanud läbirääkimiste ajal, kuigi ka siin mul on kindel arvamus. Aga ma annaks hinnangut sellele, et mis nagu poliitiliselt paistab. Poliitiliselt paistab, et tõepoolest istusid 3 erakonda, kes omavahel leppisid kokku, et nad jätkavad vanas koalitsioonis, ehk siis sisuliselt seesama retoorika, et just kui kõik on uuesti ja kõik on alles algamas ja plats on täiesti puhtaks tehtud ja nüüd siis alustama nullist. See on vale retoorika, sellepärast, et sisuliselt kõik need 3, kes vastutavad ka praeguse olukorra eest, ka majanduses, need täpselt samamoodi jätkavad. Esiteks, teiseks, et nad panid paika mingisugused oma teemad lauale ja lõppkokkuvõttes siis, kui nad tulid sealt kabinetist välja, on selgelt näha, et sotsid on läbirääkimiste võitjad. See tähendab, et nende retoorika on eelkõige paistnud silma, nende saavutused on ilmselgelt suuremad võrreldes teiste erakondadega ja siis ka nagu nii-öelda on läinud pisut puhavile. Ja siis tundub, et see kajastub ka reitingusse, kuidas me seda saaksime muidu mõõta. Me näeme, et sotsid on läinud Reformierakonnast mööda, kas või korraks, see tähendab, et puhtpoliitilise signaalina seda ei saa muud moodi tõlgendada kui ainult niimoodi, et Reformierakond kindlasti tunneb sellest muret, ehk siis võib-olla praegusel hetkel veel mitte, aga arvestades meie valitsusvahetuste ajalugu, siis ilmselgelt see signaalina on üsna tugev just nimelt Reformierakonnale, et läbirääkimiste tulemusena teie reiting niivõrd väga ei tõuse, aga sotside reiting on tõusnud küll. Ja väga ehe näide on ju tegelikult ka see, et Keskerakonnast lahkujad, väga paljud neist on liitunud Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga, üks vastne minister on seda teinud eelmises saates nädal tagasi, rääkisime sellest pikemalt, aga vähemalt Tallinna volikogu puhul ennustatakse, et Keskerakonnast lahkujaid on veelgi ja ennustatakse ka seda, et need lahkujad võivad tõepoolest liituda näiteks sotsidega. Muide, Tallinna volikogust rääkides minu jaoks on ikkagi hämmastav see, et Euroopa Parlamendi liige Jaak Madisson ja Euroopa Parlamendi liige Jüri Ratas on mõlemad Tallinna volikogu liikmed. Ehk siis ma kujutan ette
aga võib-olla ma kujutan valesti ette. Ma kujutan ette, et augusti lõpus, kui Tallinna volikogu koguneb, siis üks esimesi päevakorrapunkte on see, kuidas muuta volikogu istungite aega, sellepärast et 2 volikogu liiget peavad olema kas arvutis kusagil Süda-Euroopas, et volikogu istungil osaleda, sellepärast et nad ei jõua füüsiliselt Tallinnasse, või peavad nad siis ohverdama ühe või teise ametikoha nõuded, kas siis Tallinna volikogu osalemise mingisugused tegevused ohverdama oma Brüsselis ja Strasbourgis osalemisele või vastupidi. Et see on tegelikult absurdne. Võim, Ainar, on nii magus, et võim on nii paindlik ja kaasaegne tehnoloogia on nii kõike võimaldav. Ega selles mõttes ma arvan, et need nii-öelda mainitud augusti istungid saavad huvitavad olema, et mida seal siis kõneks võetakse. Aga teine küsimus on ju palju fundamentaalsem. Teine küsimus on ju selles, et nii nagu mitte ainult lõuapoolikud, vaid ka analüütikud ütlevad, et loomulikult, eks ole ju, me kuuleme seda, kuidas vaikselt ju kosub ka teatav niisugune tüli, mis veel välja pole lahvatanud siis Konjunktuuriinstituudi ja valitsuse vahel, kus Konjunktuuriinstituut ei ole isegi mitte ju oma esinduses mitte niivõrd lapsesuu, vaid ikkagi realist ja kõneleb, mis toimuma hakkab ja siis nagu see pehmendamine, mis toimub, nii hull ei ole, kõik läheb juba hästi, juba eelmisest aastast natuke läheb paremini, me näeme ja lõppkokkuvõttes võib ikkagi pigem uskuda ju neid, kes ütlevad, et kui nüüd need maksutõusud tulevad, mis tähendab ju kauplemise vähenemist ja mis tegelikult, nagu ma ka alguses mainisin, tähendab seda, et varimajanduse osakaal, sularahaarveldused ja kõik muu selline hakkab nagu kasvama, ehk et on su väidetel mingi põhi all? Igapäevane kogemus. Igapäevased kui sa käisid mõnel Tallinna turul ja sa ei saa kaardiga maksta, on ilmselt loomulik veel pikka aeg. Ja vahepeal sai nimelt, et lihtsalt vaatlused sel teemal, mis toimuvad, nii nagu ka ütlevad ju täitsa nii mitmedki inimesed üsna tervemõistuslikult, et nii see juhtuma hakkab. Ehk, et tõenäoliselt mitte veel sel aastal, aga järgmisel aastal enam-vähem samal ajal on üsna selge, kas siis see majandus nii-öelda imetabasel moel, kui kõik pidurid on alla vajutatud, ikkagi kasvama hakkab, pigem mitte, ja et mis siis saab, ehk et me oleme täpselt samamoodi nii-öelda kasvava valitsuskriisi künnisel, mille puhul kõik loodavad, et midagi peab muutuma, vaatame, kuidas me nendest oludest paremini välja saame tulla ja see, et nii-öelda erakondade vahel täna juba on hõõrdumine niivõrd suur, tähendab ikkagi ühiskonna jaoks peavalu päris pikaks ajaks. Sa räägid võimuliidust eelkõige, ma pööraks natukene tähelepanu ka opositsioonile, selles mõttes, et Toompeal on meil väga huvitav olukord, kus ma isegi ei mäleta niivõrd selgelt, millal oli siis viimast korda sellist nähtust, nagu absoluutselt ei paistagi silma mitte ükski opositsioonis olev erakond, välja arvatud Isamaa. Sellepärast, et Keskerakond on täiesti löödud tänu sellele, mis nagu on juhtunud nendega pärast erakonna esimehe valimisi ja tänaseks nad tõepoolest, nagu Einar Sinna ilusti ütlesid välja, et ootavad järjekordset lainetust, et kes kui palju ja kuhu siis siirdub nende erakonnast, siis teiseks on EKRE, kes on ka sisuliselt praegusel hetkel maas, sellepärast, et neil on ka lõhestatud olukord ja siis ilmselt tuleb ka tekib teine konservatiivne jõud ja ainukene, kes paistab silma, on siis Isamaa, kuigi ma usun ausalt öeldes, et ka nende reiting on õhku täis lihtsalt sellepärast, et nagu mingisugust teist alternatiivi opositsiooni näol ei paista. Ma küsin kiiresti vahele, oskad sa ennustada, millal Mihhail Kõlvart liitub Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga? Ei oska ma ennustada, aga ma oskasin ennustada seda eelmisel aastal, et kui ta tahab ja pretendeerib selle liidri kohale, siis tänu sellele Keskerakond tõepoolest kukub nii madalale, kus ta veel ei olnud. Ja aga ometi on ta populaarne tegelane ja oli. Ei, ta jätkuvalt ka ega ta nüüd siis kehvem mees ei ole kui see Svet.
vett ja selles mõttes ta ju ütleme korraliku võitlejana, nagu ta ennast ju öelnud on, ta ju saab aru, et ta on kaotusseisus ja noh, et mis tal ikka muud on, kui minna ja alustada siis, ma ei imestaks üldse, et näiteks juba kas Ossinovski või Läänemets on vaikselt talle juba lähenenud ja seda stsenaariumi ma ei usu eriti, aga samas see järjekordselt räägib sellest, kuivõrd veidrad on poliitilised numbrid, et siis, kui sa valimiste ajal arvad, et sinu häältesaak on numbrites nii kõva, nii suur ja siis sa arvad, et nüüd sa oled päriselt poliitiline tegija, siis tegelikult juba järgmised sisevalimised võivad sulle näidata hoopis teist tulemust ja aasta pärast sinust kui suurest poliitikust keegi ei räägi. Seda minagi, ehk et praegu on tal veel seal rahakotis väike auk ja sealt kukuvad need valijate hääled vaikselt välja ja eks ta saab ju aru, millal võhm otsa saab. Ja, aga no ma võin küll öelda, et täna tegevatest poliitikutest pooled või ligi pooled on küll oma poliitilise karjääri jooksul erakonda vahetanud, nii et ei ole see mitte midagi erilist. No järelikult see on väga muret tekitav tendents, sellepärast et praegusel hetkel parlamendis on peaaegu et viiendik, kui ma ei eksi, siis viiendik neid inimesi, kes on akna alla läinud ja kes on vahetanud erakonda, nii palju neid ülejooksikuid jutumärkides me ei olegi varem näinud ja see on probleem sellepärast, et lõppkokkuvõttes tavaline valija ei saa enam aru, kuivõrd oluline on mingisugune maailmavaade või ideoloogia. Aga ei olegi enam. Aga vot minu jaoks on oluline. Ei, seda küll, aga äkki ühiskonna jaoks ei olegi enam oluline maailmavaade ja valitaksegi ju, kas meeldib või ei meeldi ja keegi ei oska vastata. Teeme siin pausi ja siis jätkame. Keskpäevatund. Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar jätkamas Keskpäevatundi. Jõudsime maailmavaateni, see on minu jaoks väga oluline küsimus, et meenuvad ju viimastest Europarlamendi valimiste eelsest ajastki need 4 korruse kõrgused poliitikute silmadega plakatid, et minu jaoks on ikkagi, ma olen vana mees. Maailmavaade oluline, tõsiselt on oluline, aga tundub, et üha rohkem ikkagi on isik oluline. Euroopa Parlamendi valimiste puhul on ju mitmed sotsiaalteadlasedki öelnud, et need on selles mõttes erinevad valimised alati olnud viimastel aegadel, et valitakse pigem isikut kui maailmavaadet või parteid või erakonda. Aga maailmavaade, Marek, ei saa ju öelda, et see on kuidagi lahustunud. Ei ole, meil on ju ikkagi mingisugused maailmavaated valijatel, mille põhjal nad valivad. Olgu see siis natukene radikaalne, rohkem Eestit või vähem Eestit ettevaatlikult või olgu see siis väiksemad maksud või suuremad maksud või nagu sotsiaaldemokraatide nüüdne loosung, mille nad on kaaperdanud Keskerakonnalt, et maksustame neid, kellel on rohkem. Ja ei, loomulikult ega valimiste puhul ju ei saa öelda, et iielgi oleks valijal olemas see ideaalne kombinatsioon omadusist, mis talle endale oluline tundub või midagi. Mis otsuseid tehakse väga kummalistel alustel, aga loomulikult on maailmavaade oluline. Ja maailmavaade on ju selles mõttes veelgi omapärasem, kuna kontekst on pidevas muutumises, ehk see maailm ise on pidevas muutumises. Ja nüüd ongi küsimus, et kui palju üldse kontekstis tekkinud maailmavaadet, nii nagu see oli 100 aastat tagasi või võib-olla isegi 30 aastat tagasi, meil on täna võimalik kasutada. Mina ei oska sellele vastata, kontekst on täiesti teistsugune, aga mingisugune, nagu me siin alguses küll lõõpisime, et ka Jürgen Ligi maailmavaade ju plakateil poliitilisil oli ju paarkümmend aastat tagasi hoopis midagi muud kui täna. Ja küsimus ongi selles, et kas siis maailm on nii palju muutunud, et ka muuhulgas majanduslikud põhitõed enam siis tänasel päeval ei toimi, et ma kahtlen selles ja ses osas ma näen, et inimeste maailmavaade muutub, ka poliitikute maailmavaade muutub ja ma tegelikult pelgan isegi seda sellepärast, et ma arvan, et on ikkagi teatud mingisugused kuidas ma ütlen, raudpolt, kindlad ravimeetodid ja toimingud, mis on toiminud igal ajastul ja mis peaksid toimima ka tulevikus. Päris nii lihtne ei ole, Marek, sest muutunud on ka valija struktuur, ehk siis tegelikult üha rohkem neid inimesi, kes mäletavad
hirmsat okupatsiooniaega ja asi ei ole ju noori valijaid, kellel on hoopis teistsugune pane tähele 92. aasta valimised, mis oli ju vapustav selles mõttes, et et kõik, kes ju valisid enamalt olidki ju okupatsiooni ajal kasvanud, aga nende valmidus, arusaamine, omaks võtta majandusliku vabaduse põhimõtted oli täiesti fundamentaalne. Nende inimeste maailmavaade oli tollel hetkel väga kaasaegne. Nad tegid valiku, mis oli liberaalse majanduse poolt, liberaalse ühiskonna ja vabaduste poolt. Vaatamata sellele, et kontrastid olid niivõrd võimsad. Kontekst oli muutunud, aga see kontekst on täna ju ka muutunud ja nüüd ongi küsimus selles, et pigem ma näen seda, kuidas meil on tekkinud olukord, kus meie poliitikud on ühtäkki kõik kogunemas jõuliselt kuhugi sinna vasakule ja punasele skaalale, kuna see on lubadus, mis tundub nagu meelepärane. See on nagu Islandil, see kunagi oli vist linnapea või kelle valimised, kes võitis Jön Knorr, kes lubas kõigile, et spaades saavad olema tasuta käterätikud. Ja see ongi nagu selline ühtne lubadus, mis kõigile nagu meeldib ja ma arvan, et selles kontekstis on olemas ikkagi mingisugune selline murdepunkt tulemas. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes ei saa, jällegi, et ega valija vaatamata eeldustele, et valija on rumal, mida sageli poliitilises retoorikas suletud uste taga on kuulda, ta ei ole seda. Ja mingil hetkel see dissonants konteksti ja lubaduste vahel on nii suur, et ilmselt leitakse midagi muud ja jällegi, et ega meil on õnneks selline ühiskond ju, kus kogu aeg tuleb erakondi juurde ja nende lubadused näivad olevat just nagu õigemad ja siis tuleb välja, et ikka ei ole ja see ongi valikuvabaduste küsimus. Ma olen absoluutselt seda meelt, et see on hästi suur ja lai teema ja me võib-olla ei jõua niivõrd palju ära rääkida sel teemal, et nagu lõppkokkuvõttes mina arvan, et maailmavaade poliitikute juures on vaata, et kõige olulisem asi. Ehk siis kuivõrd püsiv ta on oma vaadetes, kuivõrd stabiilne on ta ja kuivõrd hästi ta seletab, miks tal selline ideoloogia on peas. Ja lõppkokkuvõttes see, mida me praegusel hetkel näeme, et kuivõrd lihtsalt ja kuivõrd palju hüpatakse üle, on seotud ka teise paralleelse trendiga, ehk siis see, et tõepoolest poliitikutest on saanud nagu ühe päeva nagu toodang, ehk siis see, mis on nagu viimases intervjuus Ott Lumi on rõhutanud, et poliitikast on saanud show ja ma absoluutselt jagan seda sama arvamust, et tõepoolest ta peab olema showmees, aga kui poliitik on nüüd siis järsult meediaturu tegi, siis ta võib-olla ei pruugi enam nii kindel oma mingisuguses ideoloogias olla. Ideaalpaketis muidugi on mõlemaid, ehk siis ta suudab kõnetada oma valijaid ja teisest küljest ta on meelekindel. Võt seda meelekindlust ma aina vähem märkan meie poliitikute juures. Viktoria ja Marek, vahetame saate lõpuks korra teemat. On üks oluline teade. Neljapäeval toimus Türgis suur Venemaa ja mitme lääneriigi vangi vahetus. Kokku vahetati 24 vangi, kes olid siis vangis Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Poolas, aga ka Venemaal. Ja tegemist oli siis suurima vangide vahetusega Venemaa ja USA vahel pärast külma sõda. Iseenesest on tore, et inimesed, kes on olid Venemaal kinni peetud. Vangi mõistetud ja mõned pikaks ajaks vangi mõistetud, mõned Navalnõi toetajad näiteks kuni 20 aastaks pääsesid nüüd vabadusse, aga teistpidi on see ka kaheldav. Mul tekkis kohe küsimus, kui ma seda uudist lugesin. Kus on need inimesed, kes on süüdi mõistetud rahvusvahelises kohtus selle pärast, et nad olid seotud 10 aastat tagasi alla tulistatud Donbassi kohal reisilennukiga MH17. Kus on need inimesed, kes on rahvusvahelises kohtus süüdi mõistetud, kes 30 aastat tagasi Medinkai piiripunktis mõrvasid 6 Leedu piirivalvurit ja nii edasi ja nii edasi? Ega me näemegi ju ühte, et see asi, mis on vahepeal toimunud ka Eestis, meie Euroopa ametnike toel ja ilma selleta ja igal pool mujal on
Venemaa humaniseerimine, et noh, et seal midagi hullu ei ole. Tegelikult meil õnneks ka see Türgis toimunud vangivahetus näitab korduvalt ja veel, et seal ei ole midagi, mille põhjal me saaks arvata, et Venemaas on midagi muutunud võrreldes 70 või 100 või 300 aasta taguse ajaga. Meetodid on ikka samad ja oht, mis on seotud ju kõikvõimalike Vene asjade ajamisega, ongi see, et mitte iialgi või mitte keegi kindel olla selles, et temast ei tehta siis nii-öelda väljamõeldud süüdistuse ja vangimõistmise abil Venemaa uut valuutat, milleks on inimene. Ma katsun siis suhteliselt lühidalt, aga üsna mitmeid asju ära markeerida. Esiteks, meil on olemas selline fraas, mida meie poliitikud, aga ka rahvusvaheliselt tasemel tihti poliitikud ütlevad välja, et terroristidega ei räägita läbi. Tegelikult see, mida me just praegu nägime, on järjekordne tõestus sellest, et räägime ikka. Et siis ikkagi lepitakse kokku ja otsitakse mingisuguseid võimalusi selleks, et lepida kokku. Teiseks, kindlasti see vangide vahetamine ei tähendanud mitte midagi head Ukraina kontekstis ja ma ausalt öeldes just sellest vaatevinklist natukene vaatasin neid sündmusi ja lootsin, et sealt tulevad ka mingisugused sõnumid ka Ukraina jaoks, ei tulnud mitte midagi. Kolmandaks on oluline vaadata, et need tegelikult pildid, kuidas Ameerika võttis vastu neid inimesi, keda vahetati välja, kuidas Putin, ehk siis Venemaa president võttis vastu neid inimesi, keda tema vahetas siis välja, et need pildid olid kummaliselt suhteliselt sarnased ja mis mulle ka nagu absoluutselt ei meeldinud, välja arvatud üks nüanss, mis oli täiesti teistmoodi. Et ühed palusid endale tagasi päris terroriste, päriselt neid, kes on tapjad ja teised sisuliselt said opositsionääre, publitsiste, ajakirjanikke ja nii edasi. Et see on nagu kvaliteet või see sisu, et keda vahetati välja, on väga erinev. No see ongi väga hea valuutavahetus venelaste jaoks. No ja jutumärkides. Muidugi. Ja siis viimane oluline nüanss on see, et ma eile vaatasin seda pressikonverentsi, kus 3 välja vahetatud vabastatud need poliitiliste tegelast, ütleme nii Venemaa poolt, Vladimir Karamurza, Andrei Pivovarov ja Ilja Yashin esimest korda oma sõnumiga online'is siis esinesid ja teate, et ikkagi ma vaatasin seda ka selle pilguga, et mida neil on öelda ja eelkõige oli oluline see Ilja Yashini sõnum, et tema mitte lihtsalt ei tahtnud seda väljavahetamist, vaid ta palus ja tal oli kirjalik tõend sellele, et ta ei tahtnud seda vabastamist ja ta ei tahtnud välja minna vanglast ja veelgi enam sellise hinnanguga. Ja see, kuivõrd ta proovis seda ära sõnastada, see oli tegelikult üsna mõjutav. Nii, paneme tänasele saatele punkti. Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar, tänud, et kuulasite ja enne saadet üks kuulaja kirjutas ja küsis, kas Kukus on mõni saade, mis olümpiamängudest ei räägi. See saade, mis nüüd lõppes, oli selline. Aitäh, et kuulasite. Keskpäevatund taas järgmisel laupäeval. Keskpäevatund.